rääkida oma loo, kuidas ma üldse ratastooli jäin. Minu sihuke väike loo sissejuhatus on ratastooli jäämisel 2011 aasta 1. jaanuar, Happy New Year ühesõnaga. 2011 1. jaanuar. Tulime tähistama uut aastat Pärnusse, võtsime Pärnu hotelli toa. Pidasime piduliku söögi ja läksime seda tähistama ööklubisse Sugar. Mina tulin sealt üksipäini ära hotelli ja segastel asjaoludel kukkusin ma 6. korruselt alla. Olen uue aasta arstlike paberite järgi kõrgemal kuni 4. korrus kukkunud. Kuigi ise ööbisin 6. korrusel. 4. korrusel sellepärast, et kes tunnistusi andis välismaalane oli 4. korrusel ja ütles, et temast kõrgemalt korruselt tuli ta alla, aga ta ei tea, millisest korrusest. Ja tänaseks me ei tea seda välismaalast, kuna ta ei ela Eestis. Siin Pärnu haiglas ma viibisin umbes 10 tundi ja jäin elama, siis tänu sellele viidi mind kopteriga 10 tundi hiljem siit Mustamäe haiglasse. Kopteriga jõudsin Mustamäe haiglasse järgmine päev 13.58. 11 päeva olin põhimõtteliselt, ei andnud adekvaatseid vastuseid ega mitte midagi, siis kui arstid algselt rääkisid, et see on normaalne, siis lõpuks arvati, et ma ei tulegi enam mõistuse juurde tagasi. Aga 12. päeval juhtus ime, mul oli südameart oli katki ja see paranes iseeneslikult. Et 12. päeval sain ma minna alles operatsioonile oma seisus, kuna mul oli südameort katki ja kopsud sees. Oleks võinud südameordi tellida välismaalt uue, aga kopsud ei oleks operatsiooni läbi vastu pidanud. Siis toimus imeline muutus, hakkasin järsku paranema. Südameort paranes iseenesest, on tänase päevani, on ta mul vahetamata, kuigi räägitakse, et peaks olema 40. eluaastaks kindlasti vahetatud. Siis täna on mul see sama ort ja ta on kasvanud siin millimeeter või 2 või. Ma täpselt ei tea selles suhtes. Kõndima hakkasin ma esimesi samme alles 5 aastat hiljem. Püsti seismist proovisin ma esimest korda 2 aastat hiljem. Ja seda proovisin ka salaja, kuna ma ei jõudnud enam oodata. Ma tegin meeletult trenni, olin tasulistes trennides ja kannatus sai otsa ja proovisin kodus salaja põlvelukku. Põlvelukk tähendab seda, et kas sa seisad ilma millegi vastu toetamata oma jala peal püsti. Siis kodus proovisin, seisin võib-olla 2 sekundit. Läksin siis füsioterapeudi juurde Mornilt ja ütlesin, et põlvelukk ei pea, et ma ei kannata, ma proovisin kodus võib-olla 2 sekundit. Ütles, et tegelikult ka hoidis või. Tegelikult see 2 sekundit on juba nii suur tulemus, mis on treenitav. Ja pärast seda hakkasime treenima, tegin kogu aeg jõuliselt trenni ja 5 aasta pärast võib-olla tegingi võib-olla siin 5-10 kargusammu võib-olla. Puhtalt kargult, tarkkepiga võib-olla käisin natuke varem juba. Treenisin ennast nii heaks, kuni hakkasin käima 500 meetrit umbes, oli mu maksimum. Ja siis mul jäi seljanärv kinni. Ühesõnaga oli viga seljanärvis. Seda viga ei leitud, kuna kõik rääkisid, et see on peast tulev valu, mis sul seljas on. Kuni üks päev jäin liikumatuks. Ja siis läksin magnetomograafi, leiti see viga ülesse. Arst süstis mind selgroogu ja sain sellest lahti. Hakkasin jälle jõuliselt taastuma. Jõudsin samale tasemele tagasi, aga juhtus veel teine õnnetus. Kahjuks on inimene surma saada. Järgmises saates räägin ma ära oma õnnetuse teise loo. Algselt ei julgenud keegi mind autost välja võtta, kuna mul on südameordi rebend.